Täna räägin sinuga läbi lillede ja seda mitte kaudses, vaid sõna otseses mõttes, ehk siis jagan sulle üht väga lihtsat nippi, kuidas oma toalillede eest hoolt kanda. Nimelt igal sügisel ja kevadel on mõistlik viia toalilled korra vannituppa ja teha neile üks korralik dušš ning peale seda lilliga väetada. Lillede väetamiseks kasutan selliseid pulkväetisi. Need on saadaval kõikides supermarketites, ehituspoodides kui ka loomulikult aianduskauplustes. Nende pakkide peal on olemas joonlaud ja ka juhised, kuidas väetisipulki kasutada ning samuti on pakkidel kirjas kirjeldus, milliste taimede puhul neid kasutada. Et siis vastavalt nendele taimedele, mis sul kodus on, valid ka sobiva väetise, kas siis lihtsalt rohelistele taimedele või õitsevate taimedele või mis taimed sul on. Lähme hakkame siis lilledele duši tegema. Nüüd oleme suure osa oma lilledest toonud siia dušinurka ja nad on valmis duši saamiseks. Lillede dušitamiseks ära vali sooja vett, pigem jahe vesi, aga mitte ka täiesti külm vesi. Et siis selline mõnusalt jahe vesi peaks olema, nagu suvine vihm, ütleme. Ja veesurve tugevus ka ei tohiks olla liiga tugev, siis see hakkab mulda liiga palju potist välja ajama ja võib lehti kahjustada. Et veesurve säti ka niisuguseks pigem nõrgaks, mitte ära pane põhja. Ja kui on õige temperatuur ning veesurve saavutatud, siis muud ei olegi, kui asud lilli dušitama. Kõigepealt lased kõik lehed ja oksad põhjalikult pealtpoolt tolmust puhtaks ja märjaks. Kui kõik on korralikult kastetud, näed, et kõik lehed on veepiisku täis ja märjad, siis dušitad neid külje pealt põhjalikult läbi. Kui ka see on tehtud, siis alt suudad dušijoa ülesse, et lehed saaks ka altpoolt tolmust puhtaks. Ja kui ka see on tehtud, siis võid korralikult lasta mulla hästi märjaks ja sel nädalal sa rohkem lilli siis kastma ei pea, kui sa teed lilledele duši. Kui lilled on põhjalikult duši all läbi pestud, siis võib juhtuda nagu minuga, et sa oled ise ka poolenisti nagu duši alt läbi käinud märg. Seega dušitamiseks pane võib-olla jalga sandaalid või ole paljajalu ja pane mingid riided selga, mida sa ei karda märjaks teha. Aga kui on dušš tehtud, sa näed juba kohe, et lehed on natukene kirkamat värvi, nad on natukene erksamad. Lilledele see dušš väga meeldib. Siis, et nende heaolu oleks veel täiuslik, on sul vaja neid väetada. Ja väetamiseks, nagu ütlesin ka ennist, kasutan sellised pulkväetisi. Ja siin taga teisel pool näed on joonlaud, millega saad mõõta ära oma poti diameetri umbes ja siis taga on veel ka tabel, et vastavalt kui mitu sentimeetrit on poti diameeter, nii palju väetise pulki pead mulla sisse panema. Alustame kõigepealt sellest suuremast taimest näiteks. Panen selle siia umbes peale ja saan teada, et poti diameeter on maksimum ehk siis 20 sentimeetrit. Vaatan 20 sentimeetri kohta läheb siin 19–20 sentimeetrit 4 väetise pulka. Sel juhul võtan 4 väetise pulka ja surun nad mulda kuskile potis ja keskmisesse, nagu, kui sa võtad nagu poti südamiku ja poti välimise ääre ja ringi, siis kuskil sinna keskmisesse osasse. Ja kui on 4 pulka vaja panna, siis paned igasse erinevasse külge. Kui on 3, siis samamoodi nagu 3 erinevasse külge ja kui on 2, siis vastaskülgedesse. Et ei ole mõtet neid panna ühte kokku. Ja väetamise ongi nii lihtne, et võtad selle pulga, surud täielikult mulla sisse, võid natuke mulda peale panna, siis teise, nagu ütlesin, paned teise külge, mulla sisse, kolmandasse külge
ja neljandasse külge. Ja lill ongi väetatud. Vaatame, kuidas ka väikse puhul siis on. Et väiksema lille puhul mõõdan ära, on diameeter 9,5 ehk 9-10 vahel. Vaatan jällegi tabelist järgi. Kuni 12 sentimeetriste taimede puhul on vaja ainult ühte pulka, nii et kasutan ainult ühte. Ja siin, kui sa kasutad ainult ühte, võid panna omale meelipärasse kohta jällegi siia keskmisse sektorisse. Näiteks panen siia. Ole ettevaatlik, mõnedel taimedel on mugul, et kui sa tunned, et see ei lähe sisse nagu mul siin, siis ära hakka seda nagu väga jõuga pressima. Otsi mingi teine koht, kus näed, siia läheb mul ta ilusamini sisse, nii sa ei vigasta juuri. Ja ongi mõlemad taimed väetatud ja valmis minema oma koha peale aknalaual tagasi. Ja viimane nipp, kui paned nüüd lille siis oma kohale tagasi, siis teinekord ehk oled märganud, et mõnikord sul lill kipub kasvama väga kaldu või lehed on väga ühele poole. Siis see on sellest, et lill üritab ennast alati kasvatada pigem valguse poole. Ja sellega seoses, et seda juhtuks, siis näiteks kui sa paned lille tagasi, näiteks selle lillel on natuke, näed siit kõik lehed siiapoole kaldu. Ma ei taha, et ta oleks väga ühele poole kaldu, vaid et ta oleks pigem kogu aeg tsentris. Siis otsin selle poole, kuhu poole ta kaldu on ja keelan selle valgusest eemale. Ehk siis kuna ta on siia poole kaldu, ta on enne siia poole valgust kasvanud, siia poole mitte, siis nüüd keelan selle poole põhilise valgusallika poole, kuhu ta ei ole kasvanud. Ehk siis põhiline valgusallikas on meil aken, siis keelan selle poole akna poole. Ja tegelikkuses soovitan sulle oma lille keerata iga kuupaari tagant veerand poti võrra. Siis ta ei hakkagi sulle ühele või teisele poole viltu kasvama. Ja selleks, et näiteks jälgida, kust küljest sa alustasid, siis mina kasutan väikest teibitükki. Panen selle poti peale, et selle külje keeran esimesena valguse poole. Ja nüüd, kui ma kuupaari tagant tahan seda keerata, siis vaatan, kus see teibitükk mul on ja keeran veerand pööret, siis ühele või teisele poole vastavalt, kummale poole mul otsad hoiavad.